aitäh! Eelkõneleja jutu lõpp läks päris kulinaarseks. Kas teile meeldib hea söök? Käsi püsti, kellele meeldib hea söök? On ju, juures olevat pildiltki on näha. Kas teile meeldib süüa teha? Käsi püsti, kellele meeldib süüa teha? Kas teile meeldib teha käsi toiduseks? Käsi püsti, kellele meeldib kätega toidu sees sobrada? Okei, minu ettekanne on kätega toidu sees sobramisest. Ma räägin... vabandust. Mis asi see on? See on minu CV peatükk, õpitu ja tehtu. Mis puudu on? See räägib sellest, mida ma oskan, puudu on see osa, mis räägib sellest, milline ma olen. Sellest te loodetavasti saate esitluse lõpuks isegi aru. Need kaks väga erinevat kõrgharidust ja kaks väga ägedat töökogemust tõid mind täna siia, selleks, et rääkida teile, kuidas küünarnukkideni töösse sisse minna 4 tööriistaga, selleks, et aru saada, millised tegevused tõepoolest on nii olulised ettevõttes, et nad väärivad mõõtmist. Jätkates selle koha pealt, kus eile David Parmenter andis 6-etapilise juhise selle kohta, mismoodi KPI-d määrata, mina räägin täna täpsemalt sammust number 4. Kuidas seda ikkagi täpselt teha? Davidi põhiretsept, kuidas aru saada sellest, mis on kõige olulisem, oli selline. Te räägite ettevõttes võtmeisikutega, oraaklitega, noorte kuumade tegijatega ja saate mingisuguse hulga hüpoteese selle kohta, mis on edutegurid. Panete need tahvlile, uurite nende omavahelisi seoseid ja need, millel on kõige rohkem seoseid, on teie kriitilised edutegurid. Nii võib, aga tihtipeale ei tarvitse leida üles just neid asju, millele te peaksite oma ettevõtte tegevuses keskenduma. Sest et teil ei ole tervikpilti. Niimoodi joonistades tihti tekib kiusatus tõmmata nool pildist välja, aga seal on midagi muud. Seosed ei tarvitse kõik välja tulla ja mis sagedasti, millega eksitakse, on see, kuidas tegelikult on õige määrata asjade omavahelist tähtsust. Need 4 edutegurid selleks, et leida oma edutegurid, on järgmised. Esiteks, kui te hakkate seda tegema, siis tuppa tuleb kinni panna need inimesed, kes hiljem ka edutegurite eest vastutavad. Teiseks, tegevused peavad olema tuletatud eesmärkidest. Kolmandaks, enne tuleb valmis saada tervikuga ja siis tegeleda tähtsusega. Ja neljandaks, tähtsuse ei määra mitte seoste hulk, vaid määrab ära see, kuidas iga üksik tegevus mõjutab eesmärki. Ma jätan kõige magusama punkti lõppu ja alustan number 2. Mismoodi tegevused tuleb eesmärkidest tuletada? Ma usun, et oluline on üles tunnistada see, et mul on teiega võrreldes üks väga ebaaus eelis. Minu esimene kõrgharidus on Tehnikaülikoolist. Ma õppisin elektroonikainseneriks ja see tähendab seda, et söögi alla ja söögi peale meile õpetati seda, kuidas mõõta. Asjad, millega me tegelesime, ei liigutanud ennast. Selleks, et aru saada, kas ta üldse on elus või mitte, tuli võtta mõõteriistad, mõõta ja siis otsustada, on korras, ei ole korras. Tänu sellele, et ma Tehnikaülikoolis 5 aastat õppisin ja peale seda ka 5 aastat töötasin, kui eile mitmed inimesed tunnistasid ausalt üles, et nemad armastavad andmeid, siis mina armastan süsteeme. Aga ma muidugi ei ole õnneks nii hulluks oma süsteemidega läinud, et mul on täiesti normaalne selline väga segamini töölaud, küll aga see, mida ma oma segamini töölaua abil teen, minu jaoks peab olema see süsteemne, sest minu jaoks see on ilus. See on minu tööriist. Kui ma võtan, ükskõik mille ma ette võtan, sul peab olema skeem. Iga elektroonik teab seda. Kui skeemi pole, ei ole mõtet hakata torkima. Sellepärast, et esiteks, sa ei tea, mis on millega seotud,
sa ei tea, kust kohast mõõta ja isegi kui sa mõtled välja mingi koha, kust mõõta ja saad mingisuguse näidu, siis see ei ütle sulle veel mitte midagi selle koha pealt, aga kas see näit on okei või ei ole. Tõenäoliselt ei ole siin auditooriumis mitte ühtegi ettevõtet, kes ei tahaks saada maailmameistriks. On mõni, kes ei taha? Ei. Olgu, tahaks võita olümpiamedalit. Mida tuleb teha? Mida tuleb teha? Õige, tuleb teha trenni. Mees teeb trenni. Nüüd, mida arendada tuleb? Nüüd läheb asi keeruliseks. Kui me lähtuksime sellest, et me peame keskenduma sellele, mis on kõigega seotud, siis on meil samad küsimused. Mis on kõigega seotud? Mida ma peaksin mõõtma ja missugune peaks olema normaalne näit? Ma ei tea, kui palju te olete asjadega kursis, eks ole, aga kui ma võtaksin, et no mis on sportlasel kõigega seotud? Aju on kõigega seotud, kas me peaksime aju mõõtma? Ei tundu olevat kõige parem mõte. Selgroog on kõigega seotud, on ju? Hoiab kõike koos, võtad selgroo ära, kõik kukub lahti. Ilmselgelt on süda kõigega seotud. Ja fakt on see, et kõik sportlased peavad oma aeroobset võimekust ja ka anaeroobset võimekust arendama. Nüüd niimoodi vaadates me tõenäoliselt ei jõua väga lähedale tõele. Londoni olümpia eel publitseeris California ülikool sellise materjali, kus ta andis pikri kõikidele maailma kettaheitjatele, kuidas täpselt tuleb ketast visata selleks, et ketas lendaks võimalikult kaugele. Siin on 5 kriitilist edutegurit. Kes tahab, võib minna kohe oma treeningplatsile ja hakata proovima seda. Omaette küsimus on muidugi, kuidas seda kõike mõõta, aga ütleme, et need on need kriitilised edutegurid, mida me peaksime uurima, ja nüüd siis järgmine küsimus on see, kuidas on nad omavahel seotud. Kui me uuriksime, kuidas nad on omavahel seotud, ju me midagi leiaks ka. Kui olulised need seosed meil on? Kas nad aitavad meil aru saada, millele ma siin peaksin keskenduma? Kas ma peaksin keskenduma sellele, et ketas teeb 400 pööret minutis, kui ta mul käest ära lendab? Või lendab mingi kinda nurga all selleks, et eks ole, see aerodünaamika oleks tal võimalikult hea. Sellega me ei jõua mitte kuhugi. Millega me jõuame, on see, kui me hakkame uurima, aga kuidas me saavutame selle, et meie väljund heitmisel on just täpselt selliste parameetritega, nagu siin on ette antud. Inseneri jaoks see ei ole mitte midagi muud kui sihtväärtuste tabel või kontrolltabel, kui ma võtan nüüd oma mõõteristad välja, panen eks ole sellele skeemile külge ja vaatan, et kui need parameetrid kõik on täpselt sellised, nagu siin öeldud, peab lendama kaugele. Üks asi on pildist muide puudu. Mis on puudu pildist? Energia. On ju, et need on kõik need näitajad, mis nagu näitavad, eks ole, seda, kuidas ketas peab käest ära minema, aga see, millise puraka sa sinna sisse paned, on ju see, mida sportlane ütleb, täna ei olnud purakat. Jõudu ei olnud. Nüüd, midagi on veel pildist väga olulist puudu. Mis on eesmärk? Kas keegi teab, mis see eesmärk oli? Palju ta viskas? No suurtes piirides me teame, on ju. Ja see on see roughly right. Täpselt, eks ole, see oli see tulemus, mille ta viskas. Nüüd me teame, et selle tulemuse taga olid mingisugused näitajad ja siin ei ole üldse oluline tegelikult, missugune nendest on kõige olulisem, aga oluline on see mõttelaad. Mõni nendest mõõdikutest ennustab tulemust palju paremini kui mõni teine. Mõnel asjal on suurem mõju, mõnel asjal on väiksem mõju. Mõned asjad on paremini juhitavad, mõned asjad halvemini juhitavad. Näiteks ma ei saa väga juhtida seda, milline on vastutuul heitehetkel. Ma saan natukene, eks ole, laveerida sellega, eks ole, mingisugune hulk sekundeid, aga nende sekundite jooksul tõenäoliselt see ei muutu. Raul Rebane võiks siin rääkida pikalt edasi, kes tahab sellest teada, võib süveneda tema raamatusse, seal on kõik täpselt kirjas, skeemid juures, kuidas mõõdetakse, kõik on olemas. Nüüd, põhiküsimus, mida köögi poolel tuleb esitada, on see, milline on teie äri biomehaanika. Millise skeemi järgi teie äri neid väljundeid toodab? Kas te seda skeemi jagate, on see teil olemas ja kas te teate, mis seal on tähtis? Iseenesest on finantsjuhtimises need skeemid täiesti olemas, ma ei tea, kui paljud teist nendest neid kasutavad, ettevõtte lisaväärtuse kujunemise skeem,
siis on Nortoni ja Kaplani balance scorecardist tuletatud efektiivsuse ja kasvustrateegia skeem, sama, mida Plumber eile kasutas, on pipeline'i või kliendi elukaare mudel. Nortoni ja Kaplani balance scorecard on iseenesest väga hea tööriist, aga viis, kuidas seda tihti tehakse, võetakse need 4 aspekti ja täidetakse need kriitiliste eduteguritega, et peaeesmärki saavutada, see ei tööta kohe üldse. Palun ärge nii tehke. Nüüd, mis on Nortoni ja Kaplani mõttega, mis on valesti läinud, on see, et mul on need 4 aspekti ja ma väidan, et ühest aspektist tuleneb teine ja sellest tuleneb kolmas ja seal on seosed ja need seosed on näidatud selle kollase noolega ja need on ebamäärased. Ja sellisel moel ebamäärased, eks ole, kui treener ütleb kettaheitjale, et kuule, et katsu nüüd nagu kaugemale visata. Sellest ei ole mingit abi, juhised peavad olema täpsed. Kui täpsed? See mõte, mis on läinud kaotsi balance scorecardi tehes, on see, asjadel on omavahelised konkreetsed põhjust-tagajärg seosed. Kuidas neid leida? Nüüd läheb küpsetamiseks. Davidi jutt eile jäi selle koha peal, mitte pooleli, eks ole, aga ta andis nagu selle mudeli, et ma pean leidma püramiidi tipus või õigemini otsima üles need kriitilised edutegurid, mis väärivad sinna püramiidi tippu tõstmist. Kuidas seda teha? Täiesti juhuslikult ta rääkis British Airwaysist ja mul on selle British Airwaysi eesmärgi puu, see nii-öelda, millest nad räägivad olemas. Ta ei ole loomulikult siin loetav, pärast slaidide pealt saate täpsemalt vaadata, aga mis siin on oluline? Oluline on see, et nad ütlesid, et väljalennu täpsus on kriitiline edutegur ja see väljalennu täpsus on seoste ahelas üsna all. Need, kes on piirangute teooriaga kokku puutunud, teavad, et see, mis tuleb kõige alla, need on kas juurprobleemid või juurvõimaldajad. Nüüd, mis selles pildis veel on olulist? Tuleb välja, et väljalendude täpsusel on olemas selge põhjus-tagajärg seos näiteks lennukipileti hinnaga, näiteks klientide lojaalsusega, näiteks lennufirma mainega, näiteks lennufirma kasumiga. Ja kui te panite tähele, siis David ütles, et aga niipea, kui tekkis probleem väljalendude täpsusega, hakati küsima seda, aga miks lennud ei lähe täpselt välja. Üks põhjus oli see, et keegi vanem proua või härra oli kus? Tax-frees, järjekorras. Miks ta järjekorras oli? Tõenäoliselt kõik, kes on kokku puutunud Eesti jaekaubandusega viimasel ajal, teavad, et probleem on milles? Kassasid on 20, aga töötab mitu? 3. Miks on 3? Sellepärast, et ei ole inimesi. Meil on kohad täitmata. Et see on see põhjus-tagajärg ahel, mis tegelikult, miks pärast on see oluline, on see, et mängus on kasum ja täpsus üksi ei räägi veel mitte millestki, sest sellel on omakorda omad põhjused. Nüüd siis me räägime põhjus-tagajärg seostest ja tegelikult, kui me põhjus-tagajärg seosed pöörame teistpidi, siis me räägime eesmärk-eeldusseostest. Kuidas seda teha? Ütleme, et tahaks suurendada käivet 50%. Mis selleks tegema peab? Ühes näites eile oli ka juttu, et mul oleks vaja mida? Uusi kliente. Ja mul oleks vaja 100 uut klienti iga aasta. Mul oleks vaja selleks teha vähemalt 1000 pakkumist. Siis oleks hea, kui klientide lahkumise määr oleks vähem kui 30%, milleks oleks hea, kui me suudaksime oma müügitöös ära tunda need kliendid, kes niikuinii kohe ära lähevad, et nendega üldse kliendisuhet mitte alustada, ja oleks hea, kui need kliendid oleks suure väärtusega, nende aastakäive meie juures oleks mingisugune soliidne number, ja selleks oleks hea, kuidas seda saavutada, see, et kui me tunneme kohe alguses ära, milline klient muutub meie jaoks kõige väärtuslikum. Ühes konkreetses töös selgus, et esimene pakkumiskutse, mis tehakse, ongi kõige otsesem indikaator sellele, mis edasi tuleb. Nüüd, mis edasi? Meil on käes 2-3 seoste tasandit. Me läheme edasi.
läheme edasi järgmisele tasandile, küsime, aga mis selleks vaja on? Mida on vaja teha selleks, et teha 1000 pakkumist? Seal on mingisugused eeldused ja siis läheme edasi, mida selleks on vaja teha, ehk tuleme ülevalt, kõigepealt vaatame helikopteriga, siis vaatame drooniga, kuni jõuame igapäevase teie töö laua peale. See rohujuure tasand on see, mida inimesed iga päev teevad. Lõpuks on pilt selline. Davidi raamatus oli juttu sellest, et ettevõttel tõenäoliselt on circa 100 edutegurit, millest on siis vaja, 10 üles leida. Austraalia valitsus oli leidnud 8000 edutegurit, jõudu neile sealt kõige olulisema väljaotsimiseks. Aga selline on pilt esimese päeva õhtuks, kui seda tööd hakata tegema, ja siin pildi peal on 84 edutegurit. Mis edasi? Nüüd, kui meil on see suur pilt olemas, järgmine küsimus on see, mis siin pildis on kõige olulisem. Üleval on eesmärgid, all on tegevused igapäevasel tegevustasandil. Kõige nagu nirum lugu, mis üldse võib juhtuda neid asju tehes, on see, et enne kui me jõuame üldse suure pildini, me hakkame vaidlema selle üle, mis seal on oluline ja mis seal ei ole oluline. Põhimõtteliselt me peaksime olema distsiplineeritud 2 mõtlemise süsteemi rakendamisel. Hargnev mõtlemine, loov mõtlemine ja koonduv mõtlemine. Kui me neid asju igapäevaselt omavahel segame, siis me ei jõua mitte kunagi tervikpildini. Paraku ettevõtete probleem on see, et aega on vähe, me teeme koosoleku, 1,5 tundi genereerime ideid, siis hakkame sorteerima, mis seal oli oluline, siis tuleb nädala aja pärast järgmine koosolek, nädala aja pärast järgmine koosolek ja järgmine. Loovus nõuab aega. See, mida sa 1,5 tunniga suudad välja mõelda, ei ole kvalitatiivselt mitte kunagi see, mida sa suudad välja mõelda 6 tunniga. Kui need sama 4 korda 1,5 tundi teha ühe korraga, saate te täiesti teistsuguse pildi. Ja sealt koonduva mõtlemisega tuleb hakata otsima seda, mis on oluline. Nüüd see, mis jääb, sellise kitsukese loovuse ja täieliku selle suure pildi vahele, see tekitab ettevõttes probleeme. Ebaselgus, kas me ikka tegeleme õigete asjadega, midagi on pildid väljas, ebakindlus selles osas, et kui midagi on pildid väljas, me oleme öelnud, et see, mis on pildil, on oluline, äkki midagi siin kõrval on oluline. Ebakindlus ja ebaselgus otsustamise hetkel tõendatult halvab hilisema elluviimise. Mida ebakindlam oled otsust tehes, seda viletsamalt sa pärast seda otsust ise täidad. Nüüd, kuidas seda tähtsust kätte saada? Tähtsuse määrab koondmõju. Tüüpiline, mida ettevõtetes tehakse, on see, et me paneme need edutegurid ritta ja siis, mingisugusel skaalal, ükskõik milline ta on, määrame ära iga üksiku eduteguri tähtsus. Väga tähtis, tähtis, vähetähtis ja nii edasi. Ärge nii tehke. Põhjus on väga lihtne. Olulisustamise meetodeid, kuidas aru saada, mis on tähtis ja vähetähtis, on vähemalt 6 hästi välja töötatud meetodit. Nendest tähtsuse järjekord see meetod korreleerub asjade tegeliku tähtsusega väga kesiselt, 0,3. Kes on statistikat õppinud, teab, et see on kesine mõju. On palju parema ennustusvõimega meetodeid. Jah, nende kasutamine nõuab aega. Näiteks siin on toodud 10 faktori olulisustamise aeg. 30 sekundiga saad lihtsa meetodiga, aga korrelatsioon on vilets. See, mida mina kasutan ja soovitan kasutada, on väga-väga lihtne meetod ja 2 korda paremini ennustab seda, mis on tõeliselt tähtis. Siin on ühe söögikoha kriitiliste edutegurite määramise töö. Palju asju, ei olegi nii oluline, mis see kõik siin on, et oleks meil sisekujundus hea ja meil oleksid tervislikud menüüd ja muu sarnane, tavalise tähtsuse järjekorraga selgub, need on need 3 asja, valime need 3 tükki välja. Võtate vähe parema tööriista ja selgub täiesti möödas. Niipea, kui võtad natuke parema tööriista, selgub, et meil on täiesti fookusest väljas õiged asjad. Kogumõju meetod tähendab mida? See tähendab seda, et ma hakkan tulema nagu jõgikonnas. Siin on jõe suue, siia jõuavad lõpuks kõik allikad kokku ja mind huvitab see, missugune allikatest määrab vee kvaliteedi jõe suudmes kõige rohkem. On selge, et iga 2 tasandi vahel, kui siin, käibel on 3 mõjurit, siis need 3 mõjuri kogumõju kokku on 100%. Mul on vaja tööriista, millega aru saada,
milline on iga üksiku mõjuahela tähtsus, suurem, väiksem. Kas see on 2 korda suurem kui keskmine 33% või 2 korda väiksem. Ehk teisisõnu, kust kohalt mõju voolab, rohkem ja kust vähem. Milleks see on hea? Siit keskelt on näha, siin on üks suhteliselt niru nire. Mul ei ole mõtet kulutada aega ja uurida, mis on selle nire all, mis seal veel toimub. Ükskõik, mis seal ka ei toimu, fakt on see, et sealt ei tule kindlasti nii suurt mõju kui 2 ülejäänust. Esiteks ma peaksin uurima siis seda, mis on paremal. Nüüd sellisel moel, tulles ülevalt alla kogumõjude hindamisega, kasutades väga lihtsat meetodit, üks hääl, üks punkt, iga inimene võib panna nii mitu punkti sellele mõjule, kui suur on tema arvates selle mõjuahela olulisus kogu pildis, on võimalik umbes 10-15 minutiga see hindamine ära teha ja jõuda 84-lt 24 edutegurini. Oluline on see, et asjas osalevad need inimesed, kes pärast peavad seda ellu viima. Miks? Ise teen, ise usun, ise vastutan. Kui need inimesed, kes peavad hiljem vastutama, osalevad selle asja tegemisel, siis omaksvõtte ehk ostmine on parem, kindlustunne on parem ja sellest tulenevalt ka hilisem elluviimine on parem. Ja on teine aspekt, mida me väga tihti võib-olla ei tajuta, on see, kui 10-15 inimest on seda teinud ja ühiselt kokku leppinud, mina vastutan selle eest ja mina vastutan selle eest, siis tegelikult rakendub seal sotsiaalne kontroll. Avalik vastutuse kokkuleppimine tähendab pärast suuremat vastutustunnet, sest kõik kuulsid ja nägid, et ma lubasin, et ma ajan selle asja korda. Me teeme peale minu esitlust kammersaalis ära selle töö, mida te kohe näete. Eesmärk on üleval, otsisime, mis on edutegurid, liikudes üldiselt üksikule, vahepeal avastasime, et meil on veel üks lisaeesmärk, mis tuleb kohe sinna paremale üles. Sellel on omakorda oma edutegurid, pilt läks natuke segaseks, okei, oleks vaja seda natuke korrastada. Kõik oli pildil, panime seosed vahele, ühendasime kõik omavahel ära ja nüüd osalejad, näete, sinna tekivad noolte peale täpid, määrasid ära, mis on oluline ja ühtlasi sealt selgus ka, mis on väheoluline, ülevalt alla liikudes leidsime üles, mis olid kõige olulisemad kriitilised edutegurid. Nende 4 tööriista kasu, mille poolest eriline? See on kiire. Mind ajab hullult närvi see, kui ma pean mingisuguseid asju nädalate kaupa tegema. Ma olen võtnud mitu asja oma töös ette ja küsinud, et kas seda pikka projekti, kas seda on võimalik ära teha 1 päevaga. Kaasa arvatud kasvustrateegia koos kriitiliste edutegurite ja vastutajatega. Jah, saab. See oli kõige kiirem, mis me oleme üldse teinud, 5 tunniga. Põhjalik. Tervikpilt, suur pilt on vajalik selleks, et ma olen veendunud, et kõik, mis on oluline, on pildil. Kui suur pilt on tehtud, siis on võimalik kogu meie kriitiliste edutegurite süsteem hoida loogilisena, hoida olulist fookuses. Ta on kompaktne, põhimõtteliselt on võimalik see panna 1 A4 peale ja mis veel olulisem, ta on motiveeriv. Inimesed võtavad seda tõsisemalt, kohustumus on suurem ja pingutamine on suurem. Ehk siis, kui see on selline vanakooli äriplaan 1.0, siis sellise visuaalse meetodiga olete te suutelised selle tohutu suure köite kokku pakkima 1 A4-le. Ja nüüd väike pilk tulevikku. See on äriplaan 2.0, seda võiks juba täna hakata tegema. See näide, mille David eile tõi, et kui kiirsöögirestoranis tahta jääke viia nulli, siis te kaotate oma kliendid. Ei tule selle 2.0 mõtlemisega välja. Selleks on vaja järgmist tasandit. Ja selle järgmise tasandi nimi on põhjuslikud ahelad. Aga enne on vaja eesmärgipuus mõtlemine selgeks õppida. Kui see on selge, siis võib minna edasi
järgmisele tasandile. Sellest pildist joonistub selgelt välja, et selleks, et sul oleks kliente, ei saa sa jäätmeid mitte kunagi nulli viia. Seal on plussmärgiga ja miinusmärgiga mõjuahelad kõik ühes pildis. Ja selleks, et kinnitada, et mitte ainult tulevikus ei ole huvitavad asjad. Siin on Muhumaalt pärit raport, mis on seina peal ja on tehtud puust ja paelast. Need punased jooned seal on õmbluspael ja neid on võimalik liigutada, nii et tulpdiagrammi on võimalik iga päev korrigeerida vastavalt sellele, kuidas siis plaan täitus. Nii et mitte ainult meie kaasajal, vaid juba, eks ole, kauges minevikus plaanimajanduses inimesed tahtsid saada visuaalsust ja see on minu meelest jube äge. Minu jutt sai selle koha peal otsa. Kui on mõni küsimus. Ma loodan, et on, et rahvas on ilusti üles ärganud ja aktiivsed, nii et Indrekule küsimusi, palun. Välditakse silmkontakti.